Politsei! Iga päev on üle Eesti tänavatel 90 politseipatrulli. Nende meeste ja naiste ülesandeks on tagada, et kõik teised inimesed saavad elada rahulikult ja turvaliselt. Saatesari Patrull toob igal nädalal vaatajate ette 2 erineva politseipatrulli töö 12-tunnise vahetuse jooksul. Täna saates Jõhvi politseinikud tabavad relvastatud mehe. Võtame selle maha. Maardu patrull peab kinni politseinike sõimava kodaniku. On 9. aprilli õhtu. Kell on mõni minut 7:30 läbi. Jõhvi politseijaoskonnas valmistuvad patrullid öiseks vahetuseks. Arestimaja kambrid on veel tühjad ja uksed on avatud. Patrulli lähevad ka Indrek Hindreus ja Pavel Reškin. Eelmine oli nii rahulik, ühtegi väljakust ei olnud. Pavel Reškin tahtis politseinikuks saada juba lapsena. Täna töötab mees Ida prefektuuri Jõhvi jaoskonna patrullpolitseinikuna. Pavel ja Indreku tänane tööpiirkond on Kohtla-Järve linn. Kohale jõudes märkavad nad Mercedest, mille numbrituled ei vasta ilmselgelt nõuetele. Need on ikka päris sinised. Indrek Hindreus on patrullpolitseinik. Tema ülesandeks on avaliku korra tagamine Jõhvi linnas ja selle ümbruses. Indrek on politseis töötanud vähem kui aasta. Indrek ja Pavel lasevad auto juhil keelatud tuled maha võtta ja teevad talle 12 eurot trahvi. Kella 9:30 ajal köidab Põllu ja Laia tänava ristmikul politseinike tähelepanu Chrysler, mis on neile varasemast ajast tuttav. Me teadsime, et selle autoga sõidab lubadeta juht. Auto oli kohe kinni peetud, selgus, et sama lubadeta isik istub ka roolis ja oleme samuti ka teiste patrullide käest info saanud, et see isik kannab kaasa ka püstoli. Нет. Нет? Нет. Запрещенного нет, но есть этот, как он сразу говорил, обратно откройте, сами вытащите. Не настоящий пистолет, он внимательно. Ei no võtke ise välja, ma ei tee midagi. Vaadake, ma panen käed sinna, ma tean, kuidas see käib. Kõik rohkem ei ole midagi tahtnud? Ei ole midagi. Lube ei ole ka, jah? Нет. Нету ничего точно. Ma annan kõik ära, ise nägite, et ma ütlesin. Sulge vaan näoks. Lasken käed alla. Pneumaatiline püstol on täitsa lubatud. Ainuke asja, et seda ei tohi kanda avalikult. Ta tegi kõik õigesti, tal oli jope all. Aga on teil mingi dokument kaas ka? Autos, aga kui kohas? Oi, ma võtan ise. No öelge lihtsalt, ma võtan ise. No te leiad, ma võtan ise, ma näitan teie ees. Ei ole vaja, olge praegu autos, lihtsalt öelge mulle, kus nad on. Me kunagi ei tea, mille jaoks inimene tahab autosse tagasi saada. Võib-olla tahab midagi varjuta või vastupidi midagi kaasa võtta. Võib-olla näiteks tahab jooksu panna. Kui ta on juba meie autos, lasta niimoodi jääb. Kinni peetud mees viidi Jõhvi arestimajja ja tema auto politseiparklasse hoiule. Varemgi korduvalt lubadeta sõiduga vahele jäänud juht toimetati hommikul kohtusse. On 14. aprilli õhtu. Kell on 7:30. Ida-Harju politseijaoskonnas valmistuvad tööks öise vahetuse patrullid.
tänavatele lähevad ka Dmitri Budnikov ja Mihkel Jaagup Laats. Ilm läks jälle külmaks, tuul on tõusnud, inimesed on tänavatel koju läinud. Tegelikult ma loodan, et inimestel koduseid probleeme ei ole, aga kipuvad tekkima külmade ilmadega. Mihkel Jaagup Laats tuli politseisse 3 aastat tagasi ja töötab Ida-Harju politseiosakonnas patrullpolitseinikuna. Vahetuse alguses otsivad politseinikud autot, mis lahkus bensiinijaamast kütusepüstol paagis. Kella 3:11 ajal märkab Dmitri Kallasmaa tänava kortermaja trepikojas kahtlaseid tegelasi. Seal midagi oli. Nägid jah, trepikojas. Vaatame, tundub, et seal alkoholi tarvitamine. Märkasime trepikojas isikuid, kellel olid alkoholipudelid kõrval. Otsustasime kontrollida, iseenesest me rikkumist ei tuvastanud, sest me ei näinud seda tarbimist. Aga majarahvale kindlasti väga ei meeldi, kui seal joodikud joovad ja suitsetavad. Ja mendid tulid, kõik passivad vaatavad. Dmitri Budnikov asus politseis tööle 3 aastat tagasi. 2 esimest aastat patrullis töötanud mees on täna ametis piirkonna politseinikuna. Это общественное место у нас. В подъезде, что ли? Нет, я здесь живу. Я так понял, что у вас 400 евро у каждого лишних появились. Нет. За употребление алкоголя в общественном месте. А это общественное место? Подъезд является общественным местом. Я тоже не видел. Я думал, да. Ладно, мы не знали. Ну да, на самом деле, давайте будем сделаем Ладно, мы дальше. сейчас пойдем тогда домой. Хорошо, тогда убираем все. Все убираем, да. Кстати, курение в местах общего пользования, в том числе в подъезде, тоже запрещено. Нет, ну вот это, ну, насчет курения, это мы знаем. Тогда делаем уборку, Да, все. приводим все в порядок и расходимся. Lugu lõppes sellega, et isikud olid saadetud koju, tegid trepikojas väikse koristuse ja muidu vabandused olid vastu võetud. Всего хорошего. И вам всего хорошего. Kell on 10:30. Pavel ja Indrek patrullivad Kohtla-Järvel, kui saavad vägagi äreva väljakutse. 22:40 saime väljakutse, mille sisu oli, et meesterahvas hoiab naisterahva vägisi kinni ja lase korterist välja. Vahtra tänavale kihutanud patrull leidis maja juurest väljakutse teinud naise, kes palus abi oma õe päästmiseks. Как бы было такие случаи, что они там пили вместе, отчим ушел, а этого убили. И сейчас просто у меня там сестра. Я просто хочу забрать ее туда. Meid ootas üks naisterahvas, kes seletas, et tema arvab, et tema õde asub praegu 3. korrusel korteris ja ta tahab sealt ära minna, kuid teda välja ei lasta. Ja siis me läksime kontrollima seda infot. Что у вас тут происходит? Разрешите нам войти. Я не одет. Мария, пусти меня. Я мама. Я мама. Здравствуйте. Вас как зовут? Как вас зовут? Марина. Вот ваша сестра. Naisterahvas koos meesterahvaga olid voodis ja mingit probleemi neil ei olnud. Ainuke asi, et naisterahvas oli üle joonud. Ужас, ты чё, блин, а? Ты что такое вообще, блин? Не знаю. Teatajale võib-olla ei meeldinud see meesterahvas seal korteris või oli ta armuga, et tema soov oli see, et me võtaksime sealt õe kaasa. Родилась, собрала. Что ты тут ищешь? Тебя штаны, блин! Lasime teatajale oma õe riidesse panna. Ja kuna õde oli alkoholi tarbinud, siis otsustasime nad koju viia. Ta ei jaksanud väga ise seisvalt kõndida. Спасибо большое. Seal politsei sekkumist ei olnudki vaja, et kõik oli korras. Pavel ja Indreku öö jätkub varaste otsimisega. Мы сейчас поймаем их. Võtame selle maha. Mihkel ja Dmitri tabavad politseinike sõimava mehe.
täna on patrullis Jõhvi politseinikud Pavel Reškin ja Indrek Hindreus, kes tabasid 9. aprilli öösel lubadeta juhi, kes oli end relvastanud gaasipüstoliga. Maardu linnas tagavad 14. aprilli öösel korda Dmitri Pudnikov ja Mihkel Jaagup Laats. Patrull suundub parajasti Muugale, kui märkab tee ääres kakerdavaid jalakäijaid. Tere, здравствуйте. Здорово, здорово. А где отражатели? По какой стороне мы идем? Вышли, блин, хотели машину такси-то тормозить. Ну а чем это не такси? Ну, это что ли, у вас такси? Ну да, до известного места довезем. Где отражатели? Так мы только вышли, вот, Ну, махали. есть Вы что, не видели, что ли? Махали мы. Хороший фокус, мне понравился. Так, второй также сделай. Мужики, ну вы чего вы, блин, парите? Nad olid alkoholijoobes, seal lõbusas meeleolus ja kui nad seal tee ääres seal niimoodi kõndisid ja tuigerdasid, siis see on väga ohtlik. Autojuhid ei pane neid tähele. Otsustasime neid kontrollida. Üks leidis oma siis selle Helkuri üles, mis oli külge riputatud, mitte nähtaval kohal. Штраф я давать не буду, но предупреждение я выпишу. Выпиши. Вячеслав, присядьте к нам в машину. Давай документы я подпишу, да и все. Вячеслав, Отпустите вы нас домой, блин. Вячеслав, присядьте, сейчас проверим все, подарим отражатели, все. Isikud, olles rõõmsas meeleolus, palusid, et me nad koju viiksime. Aga nad ei elanud meie piirkonnas ja me ei ole päris taksoteenus. Aga viisime nad siis natukene eemale bussipeatusesse, et nad oleksid ohutus kohas, ei segaks liiklust ja saaksid bussiga koju sõita. Спасибо дорожной полиции за то, что подарили нам отражатель. Вот. Thank you very much. Хорошая вещь, которая... Куда нацепили? Вячеслав, Good. на куртку с правой На стороны. куртку. Riputas kaela peale, nagu medal. Pavel ja Indrek on tegelenud peamiselt liiklusrikkujate karistamisega. Kella 1:30 ajal saavad nad teate, et Olevi tänaval on kortermaja keldrisse tunginud vargad. Mõni minut hiljem on patrull sündmuskohal, kuid maja ümber on vaikne ning uksed aknad paistavad terved. Я вызывала, да. Они уже уехали. Кто? Ну откуда мы знаем? Воры, кто? Откуда вы знаете, что воры? Ну что, тащили в мешках или в сумках. А куда поехали? Он один на велосипеде, второй так. Поехали так по улице и вот туда. Подождите, как они сюда попали? Я не знаю, как вот попали. Может, это не воры, может, были жильцов ваших? Meil tekkis väike kahtlus, et võib-olla mingi vale väljakutse on, kuid hiljem avaldaja tuli õue, et temaga koos me saime juba keldrisse ja avastasime, et head 3 boksi on sisse murtud ja vargad on sees käidud. Kuna teataja oli kõrgemas eas naisterahvas, siis ta väga hästi sissetungijaid ei näinud, kuid ütles, et üks sissetungijatest võib olla jalgrattaga. Otsustasime linna peale minna kontrollima, et äkki näeme kedagi. Seal oli nägid? Ei. Ja ratas. Есть что-нибудь в карманах? А где ваш друг? Какой друг? Чего? Kvartiiri. Tema seletas ka, et läheb lihtsalt sõitmas praegu. Talle meeldib öösel sõita jalgrattaga ja ta läheb, käib garaažis. Igaks juhuks võtsime ta kaasa. Kuna sissemurdmise jalgi ei olnud, siis muud varianti ei olegi, et vargatel pidi mingi võti olema. Sellele isikul, keda me Kalevi tänaval kinni pidasime, kaasas olid võtmed. Me igaks juhuks proovisime neid. Äkki nad sobivad selle lukkule. Kuid nad ei sobinud. Как выглядел там? Кто? Вы помните? Нет. А опознать сможете? Даже примерно? Нет. А как одежда была? Ну, по одежде так еще может быть прикину. Вон, посмотрите. Вот, смотрите. Нет, не такая одежда была. Не знаю он. Kära peale ärganud majarahvas avastab veel mitmeid lõhutud keldriuksi. Pavel ja Indrek kutsuvad kohale operatiivgrupi, kes vargust edasi uurib.
tabatud mehe kinnihoidmiseks neil rohkem põhjust ei ole. Lasime isikul minna, et eelnevalt võtsime tema andmed, et kui on midagi, siis saab hiljem kontrollida. Äkki ta on lihtsalt selline kahtlane, kellele meeldib ringisse. Kuulata öösel kell 2 rattaga sõita. See on väga kahtlane. Varahommikul avastavad 2 Kohtla-Järve elanikku, et nende autodelt on varastatud akud. Pavel ja Indrek käivad mõlemal sündmuskohal, kuid kedagi kuumadel jälgedel tabada ei ole võimalik. Hommikused vargused mõjuvad usuvalt ka politseile. Meie vahetuse jooksul Kohtla-Järvel on toimunud 3 vargust, et see on väga negatiivne ja on väga kahju, et me lihtsalt ei jõudnud õigel ajal õigesse kohta. Midagi teha ei ole, et üks ekipaaž linna peale, et ikka juhtub. 3 varguse uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Kurjategijate tabamisel ootab neid maksimaalselt kuni 3-aastane vangistus. Mihkli ja Dmitri töömaaks on ka Loo asula. Patrullides köidab politseinike tähelepanu nooruk, kes käib pidevalt vaatamas, kus politseiauto parasjagu on. Kui tema juhitud BMW liikuma hakkab, antakse sellele otse kohe peatumismärguanne. Sõida järgi talle, sõida järgi. Mida sa istud seisad? Sõida järgi, ei reageerinud. Kui auto hakkas uuesti liikuma, tegelikult olime juba valmis autosse joosta ja järgi sõita. Kuna liikumine oli suht aeglane, ma olin suht rahulik. Tulge autost välja palun. Räägime natuke liiklusseadusest. Politseiautol sinise punase tulekene vilkuritele seljad, liigume neid telefoni. Siniste punaste vilkuritele. Tegu oli algaja juhiga, kellel puudus kogemused ja esimest korda politsei kontrollis ja siis tal oli lihtsalt paanika. BMW juhi vabandus on piisav. Ta pääseb karistuseta. Kella 4 ajal on patrull tagasi Maardus ja leiab liiklusjärelevalve kõrvalt mahti keha kinnitada. Ma ei tea, vaatame ühe tiiru veel, et kui tõesti väga vaikne, siis lähen võtame lõuna. Hilja juba, kõht on juba täis. Ongi nii, jah? Teed. Kaua sul numbri tuleb juba? Otsustasime juhile selle kohase märkuse teha. Ta siis parandaks oma auto ära. Peatusime juhi, juht sai aru, millest ta eksis. Muidu oli juht korras, juhtimisõigusega, kaine. Karistama, mida sellest ei hakanud, hoiatasime, rääkisime, viisime läbi profülaktilise vestluse ja juht sõitis edasi. Sõrikud armatuuri peal. Tunneb kaugelt politseiauto ära. Kuna Maardus on kätte jõudnud baaride sulgemise aeg, lähevad Mihkel ja Dmitri nende ümbrustu vaatama. Baar Gilan paneb parasjagu uksed kinni ja tänaval on rohkelt purjus inimesi, kes politseinikele huvi pakuvad. Ema tuli kellegi järgi. Oba! Vist jäi kauaks. Häbi. Kõik koju. Võtame selle maha. Отлично. Чей адрес это было сказано? Ваш. Наш? В него адрес. И что вы считаете? Мы сильно похожи на пидорасы? Вы? Ну, если ты в наш адрес это сказал. Руки за спину. Руки за спину. Руки за спину. Почему меня арестовывают? Сейчас поспишь, подумаешь, действительно полиция пидорас или нет. Вот предъявите мне, пожалуйста, постановление, с какой целью вы меня арестовываете. Вот, пожалуйста. Оскорбление полицейского при исполнении
me otsustasime isiku jaoskonda viia, et teda natukene rahustada, kuna ta oli väga meeleolukas tujus ja segas oma käitumisega teiste inimeste rahu seal karjudes öösel tänaval. Что ты мне как дебила кого-то ведешь? Я сам... Как себя ведешь, так мы тебя ведем. Правильно? Lugisime temale moraali. Ta arvutas oma sissetulekut ja trahvi suurust ja hakkas kahetsema. Ja väga palus lasta teda koju oma lapse ja naise juurde. Kuna isiku taust oli puhas, otsustasime isikut vielä lasta. Спасибо, Дима. Ты еще раз будешь думать головой? Что говоришь, что делаешь? Вот чисто перед оператором я говорю. Спасибо. Нормальные. Нормальные ребята. Документ забери. Только квадратиками лицо закройте. Зачем спасибо скрывать, если ты поблагодарил? От чистого сердца, я надеюсь. Нет, тебе спасибо, это понятно. Ну, квадратиками лицо, чтобы не видно было, знаешь. Счастливого дежурства. See oli puhtsüdamlik kahetsus. Isik üles tunnistas oma veast ja läks koju. Mihkli ja Dmitri vahetus läheneb lõpule. Tõsisemaid sündmusi sellel ööl enam lahendada ei tule.